räägin. Üks. Head külalised, kõnelejad ning veebiülekande jälgijad. Mul on hea meel teid tervitada Paksu Margareeta tähteksponaadi Koge saalist, kus esitlusele tuleb Eesti Meremuuseumi poolt välja antud raamat Koge keskaegne kaubalaev. Minu nimi on Hele Kiiman ning kui ma igapäevaselt kannan muuseumis pigem teadusjuhi rolli, siis seda enam on mul rõõm tänast üritust modereerida. Üles astuvad täna raamatu koostamisel ja väljaandmisel kaasa aidanud isikud ning siinkohal peaksin ka ära mainima, et Eesti Muinsuskaitseameti esindaja ja ka üks raamatu autoritest, Maili Roio, kahjuks osaleda ei saa, kuna nagu merearheoloogile kohane, välitöödel sattusid ette ootamatused ning ta ei jõudnud Tallinnasse tagasi. Nüüd, kui me siin ringi vaatame, siis ma tahaksin juhtida tähelepanu asjaolule, et Koge saali on spetsiaalselt esitluse ajaks lisaks püsiekspositsioonile välja pandud täiendav valik väike Kogega kaasnenud leide. Seega kasutage lahkelt võimalust tutvuda Koge leidudega nii püsiekspositsiooni vitriinides kui ka ajutisel näitusel, mille on siis kokku pannud Eesti Meremuuseumi koguhoidja Eve Paavel ning teadur Priit Läti. Enne kui ma lähen esitluste juurde, mainiksin veel ära asjaolu, et esitlus on jälgitav ka otse eetris, nii Rahvusringhäälingu portaalis. Tere! Niimoodi tuleb rääkida. Et see on see, et mikrofoni ei tohi karta, mikrofon peab sõber olema. Ja tere kõigile, rõõm näha, Meremuuseum toimetab ja kirjutab ja kui on millest kirjutada, mida näidata, mida siis rahvavalgustuslikus korras niimoodi ka üllitada. Ja Koge all seistes täna hakkasin hetkel mõtlema, et millal ma ise esimest korda Koget nägin. Mitte seda. See juhtus 89. aasta septembris Bremerhavenis Saksa Meremuuseumis, kus ta seisis siis niisukeses akvaariumilaadses tankis, mis oli siis läbi akende oli võimalik vaadata, et kuidas see keskaegne väärikas kaubalaev või see, mis tast on kätte saadud, siis oma elu elab. Sattusin ma sinna Per Hoffmanni kutsel, kes oli Koge konserveerimise juures algusest peale tegev ja kes teavad, et Bremeni Koge konserveeriti väga pikal ja kindlal meetodil, ehk teda siis leotati pikalt polüetüleenglükooli ehk siis peegi erinevates lahuste vannis ja nüüdseks avaneb seal juba hoopiski teine pilt. Ja see tuli ka nüüd uuesti meelde, see Koge nägemine siis, et täna on selline raamat, aga eelkõige seda, et aastasse 2015, kui see Koge oma siis puudetaile vaikselt hakkas üha rohkem esile tooma ja millest sai siis meile tõeline väljakutse. Ja kui ma nüüd hetkeks tagasi lähen veel, siis ega 2015. aasta suvel ei olnud minul, võib-olla mõnel oli, aga minul ei olnud mingit plaani 2015 see Koge Paksu Margareetasse siia samasse kohta tuua. See tuli alles natuke hiljem. Ja eks 2015 suvi oli küll üsna selge otsustus, et jah, kui ta on Koge, kui sinnale kaasnevad ka leiud, siis on üsna selge, et Meremuuseum on sellest huvitatud. Teadmata täpselt, mida see kõik endaga kaasa toob. Nii palju ma teadsin, et see toob palju raha kulutamist kaasa ja et seda võis arvata. Aga kui palju täpselt, mismoodi, kõik need asjad selgusid ju hoopiski hiljem. Puu
analüüside käigus, konsultatsioonide käigus ja nii edasi. Aga samas oli see Meremuuseumi poolt oli see siiski ainuvõimalik otsus, sest ei oleks mina magada saanud pärast seda ühtegi ööd rahulikult, kui ma oleks öelnud, et viige see kuskil ja pange ära kuhugi vee alla. Nii et see oli selgelt klaar, et seda tuleb säilitada, tuleb hoida, aga kõik see, et ta siia müüride vahele jõuab, see on juba hilisem lugu ja ta oleks pidanud ja võinud ka seal jõuda hoopiski mingisugusel teisel kujul, ta oleks võinud olla natuke madalamal või natuke kõrgemal ja hoopiski võib-olla teistmoodi eksponeeritud, aga üks oli selge päris alguses, kui see mõte hakkas idanema, et me ta siia paneme, et soov oli, et see koge justkui lendaks inimeste peade kohal. Ja see on õnnestunud, jah, praegu ta siiski ju midagi teda toetab, päris ilma ei saa, me siin keegi ei oma võlurivõimeid, aga see, et tema sisekonstruktsioon on sedavõrd tugev lisakonstruktsioon, mis hoiab seda raamistust koge ennast üleval ja ta ei ole väljaspoolt segavate metallpiiretega niivõrd palju koormatud, see vast on saavutatud. Ja ega selle koge eksponeerimise juures siin oli ju ka mitmeid kriitilisi kohti, mitte võiboord isegi transport, siin vahepeal oli mitu korda oli kas üldse ja miks ja mille pärast ja ka need küsimused said ju vastuse, et mis kas ja mille pärast. Sest jah, see keskaegne, mitte päris natuke hilisemgi, müüristik, mis siin teda ümbritseb, kõik see, mis ka tuli välja, see näitab, et siiski on õiges kohas. Et lennusadamas oleks ta jäänud natukene eemalseisjaks, sutsukene mitte niivõrd hästi oma keskkonna sulanduvaks kunagise Tallinna keskaegse sadama lähistel, nagu ta siin praegu on. Et võib-olla Pax Margareeta renoveerimise, rekonstrueerimise ideid on ju olnud väga palju ja mõne asja puhul tuleb küll öelda, et mõnikord mõnede projektide venimine tuleb isegi kasuks. Jah, kui me oleksime teinud seda aastal võib-olla kuskil 10 aastat tagasi, siis oleks ta olnud hoopis teistsuguses võtmes kogu ekspositsioon, aga nüüd oli üks aktsent, mida ära kasutada, millele mängida ja mida esile tuua. Ja kuivõrd hästi see on õnnestunud, kõik need lood, mis seonduvad kogega, on juba teine teema. Koge vrakk ise, tema võib-olla päris täpne põhjalikum uurimine on ikkagi veel tsipake ees, sest see raamat on ikkagi vast alles algus, et sellest kogest on ja koge leidudest, pardalt tulnud leidudest on võimalik kindla peale saada veel erinevaid käsitlusi ja seda lugemismaterjali peaks lähiaastatel ka veel juurde tulema. Mul on hää meel, et koge jaoks see tee juba siis lõppes sellega, kui ta siia toodi, aga et see tee jätkub siin erinevate teadlaste poolt tehtud uurimiste käigus, mitte ainult Meremuuseumis, sest koge on sedavõrd suur nähtus, et see ei piirdu ainult ju selle ilusa, ülimalt kauni puidukogumiga, mis siin on, see on ikkagi palju midagi muud. Kuigi mõned näevad võib-olla sellest tõesti ühte tumedat puidukogumit, mis veel väga palju maksma on läinud, selle toomine. Aga las ta olla, see selleks. Ja samas lõpetan veelgi romantilisemalt natukene, et see koge lõpetas oma seilamised ju tõepoolest siin Tallinnas. Mis põhjustel, kuidas täpselt tema randumine kuskil seal Kadrioru rannas toimus ja
mis sellega kaasnes, me ei tea. Aga siia ta jäi, Tallinna Sadama tuled, niivõrd palju, kui need tulesid tol ajastul oli, me ei teagi seda, kui palju täpselt, kas oligi midagi, no midagi ikka oli, siis need Tallinna Sadama tuled jäid sellele kogele viimaseks. Ta oli oma heakas ja vana oma lõpu väärikasse sadamasse jõudnud. Ja nüüd see lubatud romantiline lõpp, et täna lahkus meie seast Inglise või Suurbritannia või brittide suur legend teise maailmasõja muusika osas Vera Lynn 103 aasta vanuselt ja kes laulis kuulsaks eelkõige sellise laulu Harbour Lights. Need Harbour Lights jäid siis meie kogele viimaseks. Jõudu teile esitusele ja kõike kaunist! Aitäh! Nüüd järgmisena läheme edasi raamatu ühe peaautori Priit Lätiga ja tema siis tutvustab väljakaevamise protsessi ning koge leiumaterjalidest annab ka ülevaate. Ole hea, Priit! Auväärsed külalised, tere päevast! Enam-vähem umbes 5 aastat tagasi juhtus see, et ekskavaatori juht nägi töö käigus, et tema kopas on peale pinnase veel midagi muud. Ta sai aru, et see midagi muud on puitmaterjal ja ilmselt laeva detailid, andis sellest märku Muinsuskaitseametile ja edasi juhtus see, mis juhtuma pidi. Tallinnas sellised asjad ei ole haruldased. Et tuleb välja mingi leid, tulevad arheoloogid ja arendajate suuremaks või väiksemaks pahameeleks jääb töö seisma. Selles mõttes ajaloolase või arheoloogi pilguga Tallinn on väga õnnelik linn. Meil on jälgi omaaegsest tegevusest, kaubandusest ja meresõidust nii palju, et enam-vähem ükskõik kus kopp maasse lüüa, midagi põnevat tuleb välja. Kui põnev see Kadrioru leid oli 5 aastat tagasi, seda ju alguses ei teatud. Laevatükke on Tallinnast leitud ja teada, ei midagi väga uut ja alles siis, kui hakkasid välja joonistuma need suuremad pardadetailid, siis selgus, et ehk on maa sees säilinud natuke rohkemat, kui alguses arvata võinuks. Pardadetailid eemaldati, arvati ju alguses, et seal on oma otsa leidnud mitu alust, aga selgus, et ei, nad kuuluvad kõik ühele laevale ja siis hakkas välja joonistuma selle laeva kere enda ovaalne kuju. Ja alati kaevamistel esimene asi on ikkagi rääkida laevast ja siis nendest esemetest, mis sealt pealt leiti, aga tegelikult koge leidmise ja määramise lugu algab esemetest, sellepärast et esimesena hakkasid välja tulema keskaega dateeruvad metall- ja savinõud ja tollel hetkel ei olnud veel võetud ei puiduproove ega ei olnud nähtud laeva parda ja kiilu iseloomulikke detaile, aga oli juba kohe selge, et ilmselgelt on tegemist millegi väga märkimisväärsega. Ja kui siis lõpuks jõuti nii kaugele, et laevakere ümbert liiva eemaldades ja keret järk-järgult toetades avanesid spetsiifilised detailid, siis oli ilmselt see ehmatus ja rõõm võrdlemisi suur. Meil on konstruktsioonilt samasugune laev, nagu ta seisab Bremerhavenis Saksamaa meremuuseumis, ehk siis koge. Jätame kõrvale selle, et ajaloolased ja arheoloogid tänapäeval kipuvad vaidlema, et mis asi see koge on.
kuni selleni välja, et mõni ütleb, et sellist laevatüüpi pole olemaski. Ja nimetame seda ikkagi üheks Hansa ajastu tunnusmärgiks. Ja nüüd oli see siis Tallinnast käes. Koge leidmine Tallinnast, vanast Hansalinnast oli ja on umbes sama märgiline kui viikingilaevade leidmine Saaremaalt. Ehk siis see, mida on kogu aeg arvatud, uuritud ja kuskilt niimoodi mõttepõhjast teatud, see oli nüüd materiaalselt olemas. Ja otsus tuua see laev Meremuuseumi oli ilmselt esimene selles pikas reas tegelikult õnnelikest otsustest või õnnelikest juhustest, mis kujundas lõpuks ka Paksu Margareeta selliseks, nagu ta meil praegu on. Ehkki alguses ausalt öeldes asi ajas natuke hirmu peale, sellepärast et nii hästi säilinud laevavrakke on vähe sellest, et Eestist ülivähe, Euroopast on neid vähe, maailmast on neid vähe ja lihtne küsimus, et mida me siis nüüd õieti teeme. Ka seda kompetentsi laeva uurida ja veel hullem laeva konserveerida oli vähe ja tuli ju vaadata raja taha ja õnneks oli võimalik konsulteerida nii inglaste kui soomlastega ja hiljem muuhulgas ka hollandlastega ja kui siis tõesti hakkasid puiduproovide pealt selguma need tõsiasjad, et laevapuit on suurepäraselt säilinud ja ta ilmselt ei vaja suuremahulist konserveerimist tänapäevaks juba tavaliste meetoditega, siis hakkas alles tekkima see mõte, et see laev võib saada muuseumi eksponaadiks märksa kiiremini, kui sellised arheoloogilised leiud tavaliselt seda saavad. Nagu Urmas ütles, siis laeva uurimine ei ole läbi ja laeva konserveerimine ei ole ka läbi. Sellised leiud, väga kohane on, eks ju öelda, kasutades ilusat võrdlust, et sellise arheoloogilise leiu lugu on natuke nagu Tallinna linn, et ega see ei saagi kunagi valmis ja kunagi uuritud. Alati on võimalik leida uusi kihistusi, alati on võimalik sõnastada uusi ideid, tulevad uued meetodid. Tänapäeval kasutatakse juba laevade ja üldse arheoloogilise materjali uurimiseks meetodeid, millest võib-olla 30 aastat tagasi veel undki ei nähtud. Nii et kindlasti läheb jah see uurimine edasi, aga mismoodi seda isegi hetkel ei tea. Praegu meie üks suur ülesanne on tagada see, et see laev oleks siin merehuviliste jaoks olemas ja heas seisundis nii kaua kui vähegi võimalik. Sest üks Iiri vanade laevade ekspert ütles väga ilusti, tema oli kunagi isegi üsna kriitiline mõningate arheoloogiliste laevade muuseumisse panekud osas, sest tema ütles, et laev peab ujuma vees ja mitte seisma näituse saalis. See ei ole see, milleks laev on ehitatud, vaid laev peab olema oma loomulikus keskkonnas. Mis on ka otsapidi õige, aga teistpidi me peame ometigi rääkima selle loo ja saama teada selle laeva ehituse, konstruktsiooni, päritolu ja kõik need muud küsimused, mis meid huvitavad. Nii et ridamisi õnnelikke juhuseid. Tõesti see, et oli võimalik Paksu Margareetat sel hetkel renoveerida, see, et laev oli olemas ja heas olukorras, lihtne ja proosaline, see, et see laev mahtus siia hoovi, on andnud meile üsna unikaalse muuseumi ja üsna unikaalse olukorra, kus me praegu oleme. Raamat on, nagu kõik isegi näha võivad, väiksem kui koge, mitmes mõttes. Ta on
nagu sakslased ütlevad, ta on lühike sissejuhatus lühikesse sissejuhatusse. Ehk siis ta annab ülevaate sellest, mida me praegu teame, sellest leiuloost, ta annab ülevaate taustast ehk siis Hansaliidust ja Tallinna Sadamast, ilma milleta kogelugu ei ole võimalik rääkida, ja ta räägib natuke esemetest ja väljakaevamistest. Kogeesemed on lisaks laeva säilivusele teine aspekt, mis muudab selle leiu unikaalseks. Bremeni koge pealt üldiselt väga palju leiumaterjali ei saadud. Tallinna koge pealt on see number sadades, millest, eks ole, siin püsinäitusel väljas on ligikaudu 100 ja millest enamus on hoidlates ja mõned asjad veel konserveerimisel. Ja ehkki arheoloogid vaidlevad ka nende esemete üle, kas osad neist olid laadung, kas need olid laeva inventar ja nii edasi, on ikkagi märgiline, et need esemed annavad ülevaate peaaegu kõikidest laeva eluaspektidest, alates sellest, kuidas meremehed riides käisid, kuni tööriistadeni, mida nad kasutasid, kuni nõudeni, kus valmistati toitu ja anumateni, milles transporditi lasti või provianti. Arusaadavalt on muuseumis väljas asjad, mis on ilusad vaadata ja arusaadavad esmapilgul ka inimesele, kes ei ole eriala asjatundja, ja nii peabki olema. Enamus nendest leidudest on sellised nagu arheoloogia puhul ikka, ehk siis kildudeks väiksed säilinud tükid ja esmapilgul üsna ebamäärase kujuga esemed, ja need meelega said ka valitud sellele väga väikesele ajutisele väljapanekule, et näidata seda materjali, mille pealt valdav enamus järeldusi, avastusi ja analüüse tegelikult tehakse. Veel kord suur aitäh, et te tulite. Lugege raamat ka läbi ja olete teretulnud ikka ja jälle käima ringi ümber koge ja nautima seda õnnelikku juhust, kuidas 14. sajandist pärit laev on leidnud oma koha 14. sajandist pärit kaitsemüüri kohal. Ja kui samamoodi lõpetada sellise toreda mõttemänguga, siis eks ole, see on juhus, et laev leiti nii hästi säilinuna, juhus, et oli võimalik panna ta siia välja. On õnnelik juhus, et need 14. sajandist pärit müürid maa sees säilisid ja me võime nüüd ette kujutada selle laeva saabumist Tallinna reidile. Meeskond pärast pikka reisi tahab saada maale, linna ahvatlused juba ootavad ja need müürid siin minu selja taga olid need, mida nad nägid. Linna merepoolsed kindlustused. Ja nüüd on see laev ja see müür uuesti kokku saanud. Aitäh! Aitäh, Priit, põhjaliku sisu ülevaate eest ning järgmisena anname me sõna Eesti Meremuuseumi publikatsioonide projektijuhile Eva-Maria Maistele, kes tutvustab meie muuseumi uut raamatusarja, mille raames ka tänane väljaanne on ilmunud. Ole hea! Aitäh ja tervist kõigile. Tõepoolest väga hea meel on täna siin seista muuseumi publikatsioonide projektijuhina. Täna seisame me siin selle konkreetse väljaande esitluse puhul, aga tegelikult kogu sarja esitluse puhul samuti. Nimelt tõepoolest, varem sarjast on ilmunud juba 3 väljaannet. Sari sai alguse eelmise aasta lõpus ning sarja eesmärgiks on siis ühelt poolt tutvustada muuseumi kogusid, ehk siis tuua publikule lähemale seda, mis meie kogudes peitub,
teiselt poolt anda hea ülevaade meie tähteksponaatidest, täna siis kaubalaevast Koge, ja tegelikult jutustada ka muuseumi enda lugu sellega ühes. Eelmise aasta lõpus esimesena leidis ilmavalgust navigatsiooniinstrumentide kataloog, mis annab väga hea ülevaate siis meie navigatsiooniinstrumentide kogust, natukene räägib navigatsiooni ajaloost ning ühtlasi tutvustab kõiki navigeerimiseks kasutatud instrumente põhilisi, nagu sekstandid, oktandid, logid, loodid, liivakellad, kronomeetrid, pikksilmad ja nii edasi. Ja ka värvika pildivaliku abil saab kõigi nendega siis kataloogis tutvuda. Järgmisena sarjast ilmus allveelaevade ajalugu tutvustav allveelaevad Kalev ja Lembit, mis tegelikult on selline põgusam käsitlus juba 2017. aastal ilmunud mahukamale uurimusele Arto Olli-Sulest. Aga selles sarja kuuluvas raamatus on siis võimalik tõepoolest lugeda peaasjalikult lisaks siis allveelaevade ajaloole Lembitust tänapäeva ekspositsioonis Lennusadamas. Ning sellel kevadel Lennusadama sünnipäeva puhul andsime välja vesilennukite ajaloost kõneleva Vesilennukid Lennusadamas, mis ühelt poolt siis annabki väga hea ülevaate vesilennunduse ajaloost, natukene räägib ka meile Lennusadama ajaloost ja tutvustab 9 Eesti lennuväe lennukit, mida kunagi siis vesilennukite angaaris hoiti. Ning ühtlasi heidab valgust siis tähteksponaat Short 184 koopiale, mis samuti Lennusadamas eksponeeritud on. Kõiki neid väljaandeid iseloomustab see, et nad on paralleelselt kakskeelsed, ehk siis nii eesti kui inglise keeles, ja tõepoolest neid illustreerib väga hea fotomaterjal nii Meremuuseumi enda kogust kui ka teistest kogudest ja arhiividest. Ning selle sarja idee tõepoolest ei ole anda välja raamatuid, mis oleksid võib-olla väga põhjalikud uurimused, kindlasti mitte sellised suured monograafiad, vaid tõepoolest annavad siis lihtsalt hea ülevaate kõigist olulisematest Meremuuseumi eksponaatidest ja jutustavad muuseumi lugu. Aga siin täna see sari ei peatu. Selle aasta lõpus on oodata veidi põgusamat käsitlust Suure rannavärava ja Paksu Margareeta ajaloost, siis jätkuna eelmise aasta lõpus ilmunud raamatule Paks Margareeta värav linna ja sadama vahel, ning uuel aastal oleme juba minemas edasi kataloogidega, ehk siis kataloogide sarjast või kataloogide tutvustusena järgmiseks siis kataloogid laevamudelitest, purjelaevadest, aurulaevadest ja mootorlaevadest, mis on ühtlasi kena täiendus meie siinsele ekspositsioonile. Ehk siis on mida oodata ja saate kindlasti tutvuda kõigi nende raamatutega nii meie muuseumipoes kui ka teistes suuremates raamatupoodides. Aitäh! Omalt poolt sooviksin siis seega tänada kõiki keelkõnelejaid, samuti raamatu teist autorit Maili Roiot, kes hetkel ei saanud siin osaleda, aga ka tema panus on olnud väga suur. Nüüd omalt poolt, enne kui ma ütlen lõpetussõnad, ma veel sooviksin lisada informatsiooni. Et nii nagu Urmas alguses mainis, et Koge uurimine on väga algusfaasis ja mis on meil plaanis Eesti Meremuuseumis, on korraldada teadusseminar 2-päevane oktoobris laevavraki digitaalse uurimise võimalustest, nii et selle kohta informatsiooni leiate te meie kodulehelt. Nüüd lõpetuseks ma paluksin ka teid klaasile veinile, meie katusekohvik Maru üleval on selle sponsoreerinud ürituse tarbeks ning samuti on võimalus rääkida kohaloleva autoriga, küsida autogrammi ja nii, kellel ei ole raamatut, saab selle soetada muuseumipoest esimeselt korruselt. Tänan veel kord kõiki siinviibijaid, kõiki veebisjälgijaid ning eelkõige esinejaid ning raamatuautoreid. Aitäh!